ettekanne. Tere! Mina olen siis Moonika Reppo, Tallinna Ülikooli arheoloogia teadur ja järgnevas ettekandes arutlen selle üle, kuidas ühismeedia aitab või võib aidata ületada piiri akadeemilise maailma ja avalikkuse vahel ning milliseid väljakutseid ja võimalusi ühismeedia kasutamine toob. Toetun täna isiklikule ja ka erialasele kogemusele arheoloogia populariseerimisel, aga kõigepealt alustame arvudest. Et mõista, millist rolli mängib ühismeedia ehk sotsiaalmeedia teadustulemuste levikus, tuleb esmalt vaadata numbreid. Vaid veerand maailma rahvastikust ei kasuta internetti ning lausa 71% maailmast on leidnud tee sotsiaalmeediasse. Eestis kasutab internetti 95% leibkondadest ning sotsiaalmeediat 76,5%. Populaarsemad platvormid on eri kaaluga, kuid nii Eestis kui mujal maailmas on esikohal Facebook. Ülejäänud turuosa katavad teised platvormid. Nendel toodud graafikutel või numbrites tundub Facebookil olevat kohe eriti märkimisväärne ülekaal, kuid tegelikult paneb tähelepanelik vaataja tähele, et StatCounteri andmestikust on puudu näiteks TikTok, mille on alla laadinud 37% Eesti täiskasvanutest. Sellistesse tabelitesse kinni jäämine on ka teistel põhjustel eksitav. Näiteks just Facebooki puhul on pikalt olnud teada, et miljarditest kasutajakontadest 20 miljonit kuulub üldse surnud isikutele. Ning on kokku arvutatud, et päevas sureb umbes 8000 kasutajat. Sõrmega numbrite tagaajamisest on siinkohal olulisem teadmine, et suurel osa maailmast on ligipääs ühismeediale ja seal loodavale sisule. Mida tähendab see teadlastele ja teadusele? Kui aastakümneid oli teaduse kommunikeerimisel piiriks teadus- ja mäluasustuste piletihind ja avamisajad või traditsioonilise meedia, see on siis ajakirjade, ajalehtede, raadio ja televisiooni kättesaadavus, siis ühismeedia on põhimõtteliselt kaotanud ajalised ja rahalised piirid teadustulemuste jagamisel ja levitamisel. Mõistagi ei tähenda see seda, et teaduskommunikatsiooni peaks tegema tasuta. Aga põhimõtteliselt on see võimalik ja elluviidav ka kõige väiksema eelarvega muuseumi või teadlase vaatest. See on loonud tee otsesuhtluseks, mitte ainult teadusasutuste ja publiku, aga ka publiku ja teadlaste kui üksikisikute vahel. Võtame vaatluse alla arheoloogia. Arheoloogiat on Eestis õpetatud 106 aastat ning erialana see on alati olnud pigem avatud tulemuste võimalikult laialdasele levitamisele, kuid viimasel kümnendil on toimunud märkimisväärsed muutused teadustöö tulemuste jagamisel, mis viib arheoloogide ühismeediasse. Põhjuseid on muidugi mitmeid, alustades lihtsalt soovist jagada oma uurimustöö tulemusi avalikkusele või populariseerida arheoloogiat kui eriala. See võib olla ka konverentsi või teadusprojekti nõue, kus tulemuste levitamine või kogukonna kaasamine on arheoloogi jaoks lihtsalt kohustuslik. Kogukonna kaasamine võib võtta teise näo, aga läbi ühisloome, kus publik on aktiivne osaleja või teadmiste looja või koguja ning piir teaduse, teadlase ja publiku vahel sisuliselt puudub. Näiteks vanade fotode kogumisel, paralleelide otsimisel või mõne kirjeldatud kohaliku paiga täpsemal tuvastamisel. Viimasel ajal võib ühismeedia kasutamise taga olla ka soov võidelda valeinformatsiooni leviku vastu või lihtsalt ennast täiendada, olgu selleks siis digipädevuste kujundamine või esinemiskogemuse kogumine. Siin on mõned näited minu enda tööst, kus on olnud nõutud või osutunud vajalikuks sotsiaalmeedia kasutamine. Esitluste eelsalvestamine, nagu me ka täna nägime, ja jagamine, näiteks YouTube'is, on juba aastaid kasutatud praktika. Sihtgruppide huvide kaardistamine nii tavaline vast pole, et antud juhul siis Euroopa arheoloogia päevad, mis toimuvad juunis, uurisin, mida inimesed üldse kuulda tahavad selle raames.
Teadusprojektide taotlustes muutuvad tulemuste jagamise ja sihtrühmade kaasamise osad aga aina pikemaks ja täpsemaks. Ka võivad lugejad ja vaatajad abiks olla otseses uurimises. Antud juhul oli ühe tähe tuvastamine lusikavarrel, et kas uurija loeb välja õigesti, et see ei ole mitte, et mis täht see seal on esimeseks, kas on see ring ära kasutatud tähestiku täheks või on see lihtsalt see lusikavarre ring saba. Aga mitu silma on mitu silma, siit tulid välja ka kriipsud-kraapsud, kus siis oli võimalik saada ühe väikese lusikavarre kohta üsna suur lugu kätte. Ja selliste esemete kohta näidete otsimine või siis nagu abi otsimine on ka teadlaste vahel toimiv asi, ehk siis kui sa tunned mõnda ma ei tea, numismaatikut, siis esmalt saadad talle, ise oled võib-olla ära määranud, aga kui sa ei ole numismaatik, siis see ei ole sinu eriala, see võib-olla sajandi panid täppi, aga sul on siiski vaja nagu seda lisapaari silma, mis ütleb sulle, et see on nüüd 1067. aastast. Et jah, selline ühiste suhete loomine ja hoidmine on sotsiaalmeedia abil vägagi võimalik. Siin on hea näide erinevatest stiilidest samal platvormil, kuigi autor on tegelikult mõlemal samal. Lisaks isiklike kontode haldamisele, kasutan nime Kroonika Moonika alt, haldan ma veel lisaks The Society for Post-Medieval Archaeology ehk uusaja arheoloogia seltsi sotsiaalmeediakanaleid ning Eesti Arheoloogide Liidu sotsiaalmeediat ja kodulehte, sest ma kuulun mõlema ühingu juhatusse. Kui teadlane võib oma suhtlusstiilis olla suhteliselt vaba ja spontaanne, erinevalt siis näiteks teadusartiklist või konverentsi ettekandest, kipuvad ametlikud kanalid olema stiililt konservatiivsemad. Kuigi jah, tuleb tõdeda, et trendide ajastul on paljud arheoloogiafirmad, ühendused ja osakonnad väga aktiivselt trendides kaasa löönud ja võib-olla harjumuspäraselt vähem tõsise näoga teadusest rääkinud, tantsinud või esinenud. Olenemata stiilist on siiski eesmärgiks teaduse ligipääsetavuse parandamine. Jättes kõrvale teadustöö, mis on teadussisu loomise juures siis need väljakutsed või piirid. Muidugi on selleks esmalt oskuste puudumine. Üks asi on kirjutada teadusartikleid ja raamatuid, teine asi on filmida ja toimetada haaravat ühismeediaklippi. Oskused võivad puududa nii sisu, formaadi kui ka tehniliste lahenduste leidmise osas. Kõige jaoks kulub palju rohkem aega, kui esialgu arvatud. Aega kulub nii sisu planeerimisele, loomisele, toimetamisele, jagamisele kui ka haldamisele ning oskuste arendamisele ja see kõik nõuab järjepidevat motivatsiooni. Aeg on oluline faktor ka sisu pikkuses. Kas asja iva on võimalik esitada 30 sekundiga, aga 10? Kas sihtgrupp ootab hoopis paariminutilisi lühiloenguid? Kui palju aega kulub tähelepanu püüdmiseks? Kuigi lühisisu tarbimine on väga lihtne, siis on ilmselt nii mõnedki siinviibijad avastanud, et võib osutuda keeruliseks tehtud töö eest saada vääriliselt tasustatud. Kuidas hinnastada sisuplaani loomist? Erinevatesse kanalitesse valmistatud materjali. Kas tegemist on vabatahtliku hobi või tööga, kui sa oled teadlane? Sisu puhul võib kujuneda vajalikuks ka otsustada isikubrändi või ühtse visuaali või stiili kasutamine ning kas kaasa minna sensatsioonilisusega? Kuidas jagada teadussisu teadust labastamata? Kas videosisu sotsiaalmeedias tähendab tingimata tantsunumbrit ja vilkuvaid tulesid? Või on siiski võimalik piire teadussisu looja ja avalikkuse vahelt teisiti murda? Ning viimaks keel. Kuigi internet on märkimisväärselt parandanud teadusliku sisu kättesaadavust ja levikut, tuleb arvestada, et levinuim keel internetis on inglise keel.
2025. aasta lõpu seisuga on umbes 55% maailma veebilehtedest inglise keeles. Väikese kõnelejate arvuga keelte puhul võib internetis domineeriv keel piirata või pigem peita omakeelset sisu pelgalt juba kogu veebisisu hoomamatu mahu ja info killustumise tõttu. Seda mõjutab omakorda kohalik teaduspoliitika, sest kui emakeelt teaduskeelena ei väärtustata, ei toetata või ei arendata, ei pruugi kohalikul tasandil tehtud teadus avaldamiskeele tõttu kohaliku publikuni jõuda. Või jõuab seda pika ringiga läbi uudisnupu mõnes ajalehes. Seda mõjutavad ka avatud teaduse põhimõtete aeglane levik ja teadusajakirjade maksumüürid. Muidugi on omaette piir teadlase või teadusasutuse jaoks ühismeedia platvormi valik. Siin Facebooki kõrvale jättes on 6 levinumat platvormi. Esimesed 3 on pigem orienteeritud videosisule, teised 3 lühitekstile. Kuigi mõnda aega on internetis domineerinud lühisisu, siis analüütikud on täheldanud ampsu tüdimust. TikToki puhul tähendab see näiteks, et paremini läheb nüüd tegelikult pikematel jutuvideotel, mis pole liigselt produtseeritud. Pikemate videote vaatamise soov on toonud vaatajad tagasi ka YouTube'i. Threadsi, mis on siis see teie jaoks siis kõige parempoolsem, peetakse siis Twitteriks neile, kes esimesest lainest maha jäid. Suurem osa teadlasi on kolinud aga Twitterist Blue Skysse või üleüldse loobunud lühitekstide tootmisest internetti. Ja seega, kas piirid on ühismeedias ikka päriselt lahti? Nii nagu arheoloogias on järelikult ükskõik, millisel erialal teaduskommunikatsiooni tehes oluline jõuda esiteks otsusele, mis keeles sisu olema peaks, kes on publik, kes jääb välja, kelle jaoks saab jagatud teadussisu olema piiratud või üldse kättesaamatu. Kes on sihtgrupp, kas neid on 1, kas neid on mitu. Olukorda ei tee lihtsamaks algoritmid, mis võivad hoolimata eesmärgist piirata sisu ulatust mõne kindla grupiga või jõuda hoopis valegrupini. See võib tuua tahtmatu tähelepanu, mida saadab näiteks negatiivsete kommentaaridega pommitav trollide armee või automatiseeritud skriptide läbi töötavate botide ehk veebirobotite sisutühjus, kus robotid omavahel suhtlevad ja inimesi polegi. Negatiivset vastukaja võib tulla ka akadeemilistest ringkondadest. Näiteks ei pruugi kõik uurijad seisukohtadega nõustuda, mida sa jagad, või peavad tänapäevasel moel teaduse populariseerimist selle labastamiseks. Ja igal erialal muidugi ei pääse vandenõuteoreetikutest. Kõike seda ma räägin oma kogemusest. Olen tänaseks aastaid võtnud oma ja teiste uurimustöid aluseks, et tuua arusaadavaid ja haaravaid lugusid ajaloost ning arheoloogiast paremini ja halvemini, aga seeläbi saab tutvustada nii leide kui leiukohti, muutusi kultuuris ja ajas, probleemkohti, aga ka arheoloogi ja teadlase karjääri üleüldse. Kui minu lapsepõlves oleks eksisteerinud sotsiaalmeedia, kas ma oleksin siis äkki varem teada saanud, et arheoloogid töötavad igapäevaselt ka Eestis, mitte ainult Egiptuses ja Kreekas? Muidugi see kõik on protsess. Ja oskus mahukast lõputööst kirjutada 2-leheküljeline värviliste piltidega populaarteaduslik artikkel ning teha siis valik selle osas, et mis võiks pakkuda huvi ja uusi teadmisi anda ühismeedia lühiformaatide läbi, on pidevalt kujunev ja paranev. Kuna ma arheoloogia populariseerimisega olin tegelenud varem, siis sai koroona valguses otsitud viisi, kuidas seda teha kodustes oludes. Ning selleks said YouTube'i videod ja Twitteri seotsud Euroopa arheoloogiapäevade raames. Euroopa arheoloogiapäevadel ma olen nüüd osalenud digitaalse sisuga juba 2020. aastast alates. Koroonapiirangute vähenedes tähendas see esinemiskutseid koolidesse ja muuseumitesse,
Aga tervisel olid teised plaanid ja mul tekkis hoopis võimalus mõtiskleda selle üle, et mis saab kõikidest nendest fotodest ja videotest, mida ma siis kaevamiste või uurimisreisi või projekti lõpuks olen kokku kogunud. Kas nende ainukeseks vaatajaks olengi mina kui teadlane? Kuna ma tegelesin paralleelselt siis ka doktoritööga, olin ma juba veendunud avatud teaduse toetaja ja mulle tundus, et ühismeedia on otsetee nii teiste teadlaste kui avalikkuseni. Kuigi ma pean end tänaseni ikkagi mikrosuunamudijaks, siis tekkis väga järsku peale postitamise alustamist olukord, kus minu loodud arheoloogia teemaline sisu leidis kajastamist televisioonis ja raadios, lisandus Eesti Arheoloogide Liidu ühismeedia haldamise koormus, aga doktoritöö kirjutamise kõrvalt oli raske leida tasakaalu ja ise samast asjast korduvalt rääkides tekkis tülpimus, mis sest, et avalikkus seda üles ei näidanud ja ma ei suutnud leida ka lõpuks seda ühtset platvormi, kuigi juba oli jõudnud sellise olukorrani minu elu, et ühismeedia kasutamine oli kirjutatud teadusprojektidesse sisse ilma minu käest isegi küsimata. Ja see oli muutunud tasustatud kohustuseks. Kuid mul ei olnud isiklikku sisuplaani ja visiooni ja selle diagnoos on vist õhinapõhisus. Seega olen ma viimasel ajal tegelenud taustategevustega, et mõtteid paremini seada ja ühismeedias piiride nihutamist enda jaoks paremini mõtestada. Samas tuleb tõdeda, et internetti riputatud sisu on tõesti seal alati olemas ja aktiivne tegevus ühel perioodil on tänaseks mõjutanud ka mu CV-d ja tegelikult see oli ka üheks aluseks, miks mind üldse sinna Eesti Noorte Teaduste Akadeemiasse valiti. Teaduskommunikatsiooni mõju hindamiseks on palju erinevaid mõõdikuid. On see siis koostööpakkumiste arv või esinemiskutsete arv, kommentaarid kuskil tänaval, trammis, trollis või suguvõsa kokkutulekul, meilid abivalvete ja kiidusõnadega või laitustega või kohaliku kogukonna reaktsioon nendega otseselt seotud pärandi seadmises uuringute ja tähelepanu keskmesse. Või tuleks seda hoopiski mõõta statistika ja sisulevikut kajastavate numbritega. Näiteks isiklikust kogemusest ma pean kõige huvitavamaks seda, et minu aktiivse ühismeedia kasutamise kohta pärides arvavad inimesed alguses, et TikTokis on minu vaatajaskonnaks lapsed. Esiteks ma pean tõdema, et ma pole kunagi lapsi seadnud oma sihtgrupiks, aga teiseks moodustab TikTokis minu vaatajaskonnast alla 25-aastaste osakaal vähemuse. Suurem osa arheoloogiani tee leidnud on tegelikult 25–46-aastased ja märkimisväärne on ka tegelikult 50+ vanusegrupp. Seega võib juba pelgalt numbrite jagamine aidata kummutada arusaama, justkui oleks teatud kanalid vaid lastele meelelahutuseks ja ei kõlbaks teaduse jagamiseks. Arheoloogia eeliseks teiste valdkondade ees on muidugi üksikisikute suhestumine ajalooga, esemetega ja ühise mineviku tajumine. Seetõttu ma leian, et mõju peaks ulatuma kaugemale pelgalt teaduse paremast ligipääsetavusest. Varasemalt pileti või ajakirja ostuga piiratud teadustulemuste publik peab tänaseks ligipääsetavust nagunii iseenesest mõistetavaks. Mida see ligipääsetavus peaks andma? Arheoloogia vaatevinklist võiks see olla meie ühise pärandi kasvav väärtustamine, parem arusaamine ajaloost ning Eestis toimunud sündmustest, aga ka arheoloogia kui karjäärisuuna parem läbinähtavus, millega ikkagi tegelevad arheoloogid oma igapäevatöös. Kas nad kaevavad dinosauruseid? Ei kaeva. Kas nad saavad iga leiu eest palka? Ei saa. Miks nad leide hoidlatesse peidavad? Need on mõned küsimused, mis on mult küsitud ja mis näitavad, et kuigi ligipääsetavus on hea ja piirid justkui kadunud, ei pruugi sõnum olla veel kohale jõudnud ja siiski mingisugused piirid on ees. See on kõik andnud võimaluse väikeseks enesereflektsiooniks. Ma siin tooksin välja selle keskmise artikli, mis just hiljuti ilmus, kus artikli kirjutamise ajendiks oli olukord, kus arheoloog oli objektil ja kirjeldas külalistele, mis nad leidnud olid ja külaline teatas selle peale, et see pole tõsi, Vikipeedias oli teistmoodi kirjas.
Et see oli siis arutelu koht, et kas äkki arheoloogidel on ka kohustus mingil määral uuendada internetis leiduvat sisu, sest antud juhul oli vahepeal 40 aastat mööda läinud avastusest, mis oli muutnud asju. Ja võib-olla ongi see ka natuke selline isiklike piiride nihutamine, et kas sa näed ennast avamas lisaks konverentsi publikule ka laiale maailmale, kas oled selleks valmis teadlasena ja kui sa ei ole, siis miks? Miks sa ei soovi jagada seda, et kas on midagi, mida saaks muuta või siis sa leiad, et see roll peaks jääma teistele arheoloogidele, teistele teadlastele ja nii edasi. Aga sellega saigi ettekanne otsa ja aitäh!